Järgmisena tuleb lavale Julia Kuusmets, kes eelmistes voorudes on võlunud publikut oma erakordsete kostüümide ja võimsa häälega. Täna esitab Julia laulu, millega Silvi Wright esindas Eestit 1994. aasta Eurovisioonil Nagu merelaine. Ma saavun salaja laine, mis randa merevaiku viib. Ja meremai mu huulde peal on maine, kui riivas võbeleb, kui tiib. Olla võin, kui jää või tulikuu, su kõigi unistuste tuu ja valgõrgaladis kuu. Enda nii suure tõiva, kuigi tean, et homme võin ma muutuda vaid kirjad sinu suu. Ja muudun samuti laine, mis piire millekski peab. Sa oled mees ja mina olen naine, tean mõnda, mida sa ei tea. Olla võin, kui jää või tulikuu, su kõigi unistuse tuu ja valgõrgaladis kuu. Enda nii suure tõiva, kuigi tean, et homme võin ma muutuda vaid kireks sinu suu. Ma olen nagu päev sa öö, üks meri teine on kui ma. Kui palju tundeid mahub meie vahele, aimata ei suuda keegi, muudub meeli, muudub maagi. Olla võin, kui jää või tulikuu, su kõigi unistuste tuu ja valgõrgaladis kuu. Enda nii suure tõiva, kuigi tean, et homme võin ma muutuda vaid kireks sinu suu. Su kõigi unistuste tuu ja valgõrgaladis kuu. Enda nii suure tõiva, kuigi tean, et homme võin ma muutuda vaid kireks sinu suu. Muutuda vaid kireks sinu suu. Julia, miks sa selle laulu tänaseks valisid? Kas teadsid, et Silvi on meil täna žüriis? Ei, see oli väga suur üllatus mu jaoks. Negatiivne. Aga vaatame, kas nii Silvile kui ka teistele žüriiliikmetele meeldis sinu esitus. Ma tunnen sulle kaasa, et sa pidid seda laulu täna laulma. Mina olen seda nii pikalt laulnud ja see on mu repertuaari üks tähtsamaid laule ja ka neid laule, mida alati tahetakse kuulda. Ja iga selle laulu noot On sul peas? on mulle väga tähtis. Ja ma sain aru, et siin on meloodiat muudetud vist sellel põhjusel, et see on liiga madal sulle. Ma pidin tegema sellist lood enda moodi ka. Aga kahjuks kostis nii välja, et oleks nagu sellel põhjusel tehtud, et on madal. Mitte sellepärast, et sa improviseerimine oleks, ma usun, et väga kohane siin. Aga ja sõnades olid mõned vead sees, ma ei tea, korduvad vead küll ja paaris kohas oli mul probleeme sellega, et kuidas sa sõnade mõtet annad edasi, kas sa elad nendes sõnades, kas sa annad seda mõtet läbi enda kaamerasse sellele väiksele publikule siin edasi. Ma jäin natukene kahtlema selles. Nii et ma veel kord ütlen, et ma vist ei oleks pidanud täna siin istuma. Tubli oled. Aitäh. See on see, et seda tuleb öelda naeratusega. Mul on sust nii kahju. No loomulikult laul on väga värske mu jaoks, et ma olin laulnud sellist lood ainult 2 päeva. Silvi laulis sellist lood, ma ei tea palju aastaid. Ärme nüüd sellest räägiks ju.
ma ei ole aastaid ka vahepeal ei laulnud seda üldse, lihtsalt selle laulu valik, teades ette, et on 2 päeva aega, on väga riskantne, väga. No mina olen seda laulu kuulnud erinevates versioonides, erinevate esitajate poolt, väga erinevate esitajate poolt ja kuulnud seda karaoke versioonis ja inimeste puhul, kes ei ole päris kained ja igas versioonis, et see ei olnud sugugi mitte kõige halvem versioon praegu. Et sinna ikkagi heade versioonide hulka. Et Silvi märkas siin sõnalisi apse ja neid märkasin ka mina, aga kuna me räägime ikkagi praegu produtsentide tiimidest põhiliselt ja sellest, et kuidas paremini muusikat ja esitajaid müüa, siis Ivarile kohe 10 punkti super laulu eest. Mina arvan, et see laul oleks võinud Eurovisiooni võita näiteks ja ka sinu esituses kindlasti, kui sul oleks rohkem aega, saaksid sa ka võib-olla need eestikeelsed sõnad, mis sul on natuke keerukad välja öelda, ka selgemaks, et selles suhtes annan ma sulle üht-teist andeks, et minu poolt kõik, aitäh. Õnneks mina olen kõige noorem siin ja... Seda lugu ei mäleta. Mina mäletan seda väga hästi ja mina ei saa mitte midagi halvasti öelda, sellepärast, et mina mäletangi, ma arvasin, et sa tead, et Silvi on täna meil siin žürii liiget, sest et minu jaoks oli väga palju ühiseid jooni, vähemalt minu jaoks. Ma ei näinud ühtegi. Minu jaoks oli ja mulle meeldis, kuidas sa esinesid. See oli esimene kord, kui mulle meeldib kõik, mis sa laval tegid, nii et väga hea oli, väga tubli olid. Julia, aga kui sa oleks teadnud, et Silvi on täna siin, kas oleksid valinud teise laulu? Ma arvan, et ma võtaksin sellist lood ja kui mul oleks rohkem aega ja siis ma arvan, et ma teeksin isegi võib-olla seda parem. No minu arvates oli see küll super esitus. Aga ma küsiks kohe alguses produtsendi käest, et kuidas sa võrdled näiteks Silvi algus, kui ta alustas selle laulu laulmist ja siis praegust esitust täna, et kas oli ka sarnaseid jooni ja sarnaseid vigasid? Ma saan öelda niimoodi, et kunagi 17 aastat tagasi ma väga tahtsin ja ma saavutasin, et sulle Silvi, et sa seda laulu laulsid ja keegi teine ei saakski niimoodi hästi laulda seda, aga kui ma ei usuks ka Juliasse, ma võib-olla ei oleks talle seda lugu pakkanud. Nii et anname noortele ka võimalus. Aga kuulame ära siis žürii hinded. 9, 8 ja 9. Anett on küll noor ja väikest kasvu, kuid suudab oma häälega purustada klaase nii rocki kui ka ballaadi lauldes. Täna esitab ta meile Andrei Hartšenko kirjutatud loo My Life. Palume lavale Anett Tamm.
aitäh, Anett, selle võimsa esituse eest. Kuulame žürii arvamust. Sellel nii pisikesel tüdrukul on nii palju, mida nagu pakkuda ja iga kord ma olen üllatunud, ükskord said klaveriga ja seal sa suutsid isegi veel kõrgemat laulda. Siin looski oleksin tegelikult seda ära kasutada. Ja nüüd ma olen juba harjunud ka sellega, et sa kogu aeg laval kõnnid ja mõtled ja võib-olla sa oledki sina, et sa ei peagi võib-olla midagi muud tegema ja see, et vahepeal tuli kutt sinna lavale. Muideks taust oli väga võimas ja väga muinasjutuline ja väga haarav ja hästi hea, pani mõtlema. Täpselt nagu see, et sa kõndisid seal laval ja laulsid. Et produtsendile plusspunktid. Mina ütlen ka, et produtsendile kõrged punktid selle eest. Ja sa oled üldse väga andekas inimene. Seda on näha. Ma arvan, et see ei ole ainult laulmise koha pealt. Ja sa suudad teksti välja tuua sellise noore tüdruku kohta päris sügavalt. Hääl on puhas. Mul tekkis ka alguses mõningaid küsimusi selle tammumise kohta, sest ma nägin sind esimest korda elus jällegi laulmas. Aga Marju siin sellega ära, see ei seganud mind enam. Ma ei ole isegi 100% kindel, kas tantsija oleks pidanud lavale tulema. Aga kuna ta tuli, siis ma ka otseselt leppisin kohe sellega sekundi pealt. Sinus on nii palju, et seda tasuks edasi arendada. Väga-väga tasuks. No, mina olen sind näinud nii kitarri kui klaveriga esinemas ja kindlasti oled sa, nagu Silvigi ütles, väga andekas ja nagu salainfo mulle ütles, sul on ka väga hea inglise keel. Ja mida ma kohe jäin kuulama ja ongi tõesti väga hea inglise keel. Et sul on kõik eeldused saada vahvaks, toredaks, kuulsaks artistiks. Artšekolt jälle väga hea lugu. Ma ei tea, me kogu aeg kiidame ainult. Ma ei tea, tahaks vahepeal midagi kehvasti ka öelda. Ikka laitseme ka natukene ju läbi lillede. Ma mõtlen, mida ma ütleks nagu kehvasti, aga ainult võib-olla tõesti, mis mind häiris, oli ainukesena võib-olla see noormees, kes tuli keset lugu ootamatult lava peale vehkima, aga eks see noortel on praegu moes. Mulle tundus, et see oli natuke läbi mõtlemata. Kitarri soolo oleks pidanud seal olema. Et see laul ja see tants minu jaoks ei läinud kokku. Ja. Et sa ise kandsid seekord ise kogu selle laulu küllaltki hästi välja, et ei olekski väga palju vaja olnud. Aga loomulikult, et proovisite, kuidas parem ja et meil oleks ka lõbusam vaadata ja midagi kehvasti ka öelda, et midagi peab meile ka ette söötma, et midagi negatiivselt oleks. On ju. Mõelge järgmine kord veel midagi välja, küll me siis välja ütleme. Aitäh! Anett, eelmistes saadetes on žürii ikka sind ärgitanud laval liikuma ja rohkem tantsima ja ma ei tea veel, mis trikke tegema, aga tundub, et täna nad lõpuks said aru, et selline rahulikkus ongi su olemus. Kas sa üritasidki seda, jätsid selle rahulikkuse endaga, et kas see oligi su eesmärk, et žürii lõpuks saaks aru, et see oledki sina? Ma arvan, et siia laulu lihtsalt sobis väga see rahulikkus ja et polnudki vaja nii väga tantsida. Aga produtsent saab ka oma lugude eest jätkuvalt kiitusi ja kiitusi, et mis on selle loo taust? Kas see on spetsiaalselt Anetile kirjutatud või oli see ka varem valmis? See oli tehtud sel teisipäeval õhtul. Meil polnud palju aega ettevalmistamiseks ja kõik puhast lehest nagu 2 päevaga 4 lugu on see päris suur töö muidu. Ma ütleks nii, et mul on väga meeldiv Anettiga koostööd teha, et see on selline inimene, kellega saab teha mitte ainult ütleme mingi formaatlugu, et mis kas raadiosse, aga midagi huvitavat, et ta oskab seda väljendada, ta oskab seda nagu inimestele edasi anda. Aga vaatame, kas žürilt tulevad siit kõik 10. 10, 9 ja 9. Julia Pavlova kehastus eelmine kord rajuks rokitüdrukuks. Millise stiili on Julia valinud täna
Esitades lugu Just Fun saame näha hetke pärast. Юля, по-моему, эта песня подошла тебе намного лучше, чем в прошлый раз. Ну, наверное, мне нравится. Aga vaatame, mida arvab sinu esitusest žürii. Kõigepealt see kostüüm on selline vahva Jaapani koolitüdruku vorm, nemad on kõik seal käivad niimoodi riides. Ja siis tõi mulle naeratuse näole mingi hetk sellise hästi totaka naeratuse tõi näole see mõte, et mis oleks olnud, kui see laul oleks olnud jaapani keeles. Et see oleks veel vahvam olnud. Ja kui ma nüüd natukene veel selle loolu kohta räägin, mille Andrei on teinud, siis oleks ta nagu ajas läinud 20-30 aastat nagu tagasi. Et see oli nagu sellel ajal oleks olnud see superhitt kindlasti. Ma ei tea, kuidas tänapäeval noored seda muusikat mõistavad. Mulle isegi meeldis ja oli päris lõbus vaadata. Laulmise koha pealt midagi väga hullu kõrva ei hakanud, et sa võtad kiiremini neid asju lennult kui mõni teine, et lood paremini selgeks saada, et oli küllaltki keeruline lugu, ega seda lihtne laulda ei olnud, et
vähemalt nii mulle tundus. Ikka tuleb öelda tubli. Ikka oli küll jah, 20 aastat tagasi, et tegelikult taustal ei olnudki midagi viga, väga hästi oli tehtud uuemad soundid ja minu teada ka Bad Boys Blue ja Sabrinad ja kõik nad siiamaani käivad esinemas, et võib-olla tegelikult Hartšenko võiks selle loo vabalt saata nendele ja mine sa tea, võib-olla saab sealt võib-olla 1 miljoni veel teenida, aga mulle jäi kõrvu sinu inglise keele aktsent, noh, ma saan aru, et sa räägid vene keeles, eks ole, et sealt tuli hästi palju seda, et kui sa tahad inglise keeles laulda, siis just nimelt minu meelest nii, et kui vene rahvusest lauljad laulavad inglise keeles, siis õudselt jääb kõrvu. Et fjost, just nimelt jah, et need asjad võiks nagu ära parandada, aga üleüldiselt me siin ennem arutasime, et selles loos oleks võinud olla tantsijad. Mina ütlesin, midagi me ei arutanud. Aga ma ise mõtlesin ka, sest ma olen alati mina mõtlesin samamoodi. Sina ütlesid välja. Mina olen alati siin hinnanud tantsijaid ja miskipärast täna ei olegi, ma ei ole ühtegi naistantsijaid täna näitsin. Kus on ilusad naistantsijad, palun? Mina pean otse välja ütlema, et see muusikastiil ei ole mulle kunagi meeldinud, ka siis, kui ta väga popp oli. Aga mul on palju sõpru, kes on kusagil sündinud 70-ndate esimeses pooles ja nendele see stiil jälle väga meeldib. Kuna tantsijaid ei olnud sul taustaks või toeks, siis tegelikult ma oleks oodanud, et sa ise et sulle endale oleks tekitatud selle laulu peale natukene julgem, natukene hoogsam liikumine, aga ma ei tea, kui hästi sa selle ära oleksid kannatanud. Kuna laul on ka ilmselt suhteliselt värske ja siis hakata veel seal mõtlema, et kuhu ma pean nüüd astama, mis ma pean tegema, siis selle kohta olid sa väga paindlik ja väga tubli, aga jah, tunda olid natukene jäi tooreks ja laul tegelikult iseenesest laulmise koha pealt minu teada ei tohiks väga raske olla, et vähemalt sellega sul vedas. Aitäh! Юлия, мне тоже очень нравится твоя юбка. Это твоя? Моя. Твоя? И часто носишь? Не особо, нет. Юлия, Максиму понравилась твоя юбка, но мне все-таки понравилась твоя песня. Выбирала ли ты сама эту песню, или тебе продуцент просто дал ее, или как вы эту песню нашли? Песня была уже, примерно подготовлена для меня. Продюсер знает, что мне подходит, мне, правда, очень нравится. Соглашусь, песня подходит, но на самом деле по выступлению, я скажу честно, хотела бы чуть-чуть больше энергии, чуть-чуть больше, чтобы ты зажгла. Вот. Но в целом справилась. Молодец. Ja kuulame ära hinded. 7. Otsivad 8 ja 8. Väga hea. Noisi erakordne hääl ning lavashow pakuvad iga saade midagi üllatavat. Ei ole vist muusikastiili, millega ta hakkama ei saaks. Noisi tänast lugu hakatakse alates esmaspäevast esitama ka Sky raadios. Ta esitab meile täna Andrei Hartšenko kirjutatud laulu In Love. When my heart breaks,
Aitäh! Väga tubli oled, Nois. Mis tunne on nüüd, kus sinu lugu hakatakse laskma raadios? Ennem see peaks raadiosse minema, siis ma oskaks öelda. Kas sul on mingisugused ootused ka juba sellele? Ma ei sea endale kõrgeid ootusi ega lootusi, et ma võtan kõike samm-sammult. Õige, nii peabki. Kuulame žürii arvamust. Ma alustan kohe sellest, et see muusikastiil, mida sulle produtsent praegu tegi, selle muusika edendaja David Guetta on praegu maailmas number 1 ja see muusika läheb väga hästi peale. Ja mina kui tantsumuusika ekspert võin öelda, et ma usun, et see lugu läheb väga hästi peale inimestele, kui ta jõuab nüüd sinna raadiotis sinna välja, eks ole. Sa oled väga särtsakas, väga energiline nagu alati. Sul on väga hea mõnus võimas hääl ka ja nagu alati te suudate produtsendiga just neid lugusid teha, mis sinu jaoks on mõeldud, mis sobivad sinu jaoks kõige paremini. Mulle meeldis. Aitäh! Mina ütlen ka, et sa oled väga ilus tüdruk, väga sarmikas, ilusa häälega, sobid lavale ideaalselt. Me peame täna produtsentide tööd ka hindama, produtsent peab kontrollima, kas artistil kostüüm seisab seljas või ei seisa. Aga ülejäänud kõik, kui seda ei oleks olnud, mul oleks väga-väga meeldinud. Ma tahaksin öelda siia kommentaariks ühe asja, mida ütles Richie Blackmore ehk siis kuulus Deep Purple'i kitarrist. Ja tema ütles niimoodi, et selleks, et olla populaarne, pead sa tegema sellist muusikat, mis on moes. Aga kui sa tahad olla edukas, siis sa pead olema hea muusik. Et see on nagu õpetussõnad kõigile noortele, kes tahavad suureks, vahvaks, kuulsaks saada ja tahavad ka oma muusikaga raha teenida. Mida meie hindame siin on ka see, et kuidas see muusika müüb. Ehk siis just produtsentide tööd ja mis sellest artistist edasi saab. Sinul on kindlasti olemas väga hea tulevik tantsuartisti näol. Sa kindlasti saad väga hästi hakkama. Ka praegu see lugu, nagu öeldi, David Guettad ja kõik muud sellised vahvad muusikud sellist muusikat kirjutavad ja ka Andrei kirjutas sulle selle loo. Andrei Guetta kirjutas selle loo. See oli kõik väga hea. Aitäh! Sa oled siin saates saanud väga palju kiitust ja väga palju arenenud. Et kas sa ise arvad ka, et ilma selle saateta ei oleks sul neid võimalusi, mis sul praegu on olnud? Ma arvan, et siiamaani, ma arvan küll kindlasti, selliseid võimalusi kindlasti mitte. Kas oled Noisi näol leidnud sellise artisti, kellega sa kindlasti tahaksid ka edaspidi tööd teha väljaspool seda saadet? Kindlasti küll, et ta hästi tunneb seda muusikastiili, mis ta laulab ja ta näeb välja laaval orgaaniliselt. Tubli oled! Ja palun siis hääled. 10. Olgu peale, 9. avansina. 10.